Mingisuguse organisatsiooni oli see patenteeritud või see autoriõigus omatatud, mida kusjuures see ansamblis ei teadnud. Aga nüüd me jõuamegi siis selle juurde, et kuidas peaks intellektuaalse omandi kaitsmise puhul olema tõmmatud piir isikliku kasutamise ja avaliku kasutamise puhul. Mis nüüd peaks piir olema? No mina arvan, et siin on nagu sellised küsimused tingitud ka suuresti nendest kultuuriliikidest, kui me räägime kultuurinähtustest, sest et me ei saa kindlasti rakendada raamatutele, e-raamatutele samu printsiipe, mida me rakendame muusikale, digitaalsele muusikale või filmindusele. Et iga see valdkond nõuab oma lähenemist. Vähemalt plaadi mängimise praktikas ma näen seda, et kui ma näiteks ostan MP3 ja tahan seda siis mängida kuskil, siis tõenäoliselt ma kirjutan selle endale kuhugi CD-plaadile, mis teeb minust praeguse seadusandluse järgi kurjategija. Aga kui mul juhuslikult ei ole ühtegi teist andmelugejat, siis ma pean teda kuidagi sealt kõlakastist välja saama. Samal ajal on näiteks e-lugerite puhul probleem, et Eesti seadusandluse järgi ei saa raamatukogu laenutada e-raamatu faili, vaid ta saab praegusel hetkel laenutada vaid e-lugerit kui andmekandjat. Milleks meile leiutis e-raamat, kui me ikkagi seadusandluse järgi saame ainult laenutada eset, mitte seda faili, mis siis on mõeldud selleks, et kiirendada neid protsesse. Selles osas vist ei ole seadusandja veel järele jõudnud reaalsele praktikale, aga üldiselt see teema on hästi keeruline ja mina ei ole autoriõiguste ekspert mitte mingil viisil, sellepärast ma kindlasti ei hakka siin mingit välja tooma mingit konkreetset ideaalset viisi, kuidas neid autoriõigusi peaks nüüd uuel juhul kaitsma, aga ma arvan, et see üldine lähenemine on suhteliselt arusaadav juba praegu, et karistavad meetmed üldiselt sellel puhul väga efektiivselt ei tööta, kuna interneti piraatlus on niivõrd massiliselt levinud, seda teevad miljonid inimesed iga päev üle terve maailma ja kui me ühes kohas serveri kinni paneme, siis server läheb teise kohta ja kui me ühe inimese 5 aastaks vangi mõistame, siis see eriti ei mõjuta mitte kedagi ümberringi, võib-olla paari tema sõpra, aga ja kui me vaatame teisest küljest neid meetmeid, mis on efektiivselt töötanud, siis need on üldiselt olnud see, et kuidas teha need samad asjad kättesaadavaks võimalikult odava rahaga. Seesama iTunesi asi või siis USAs kasutusel olev netist filmide vaatamise teenus, kus sa seal $8 eest kuus saad piiramatul arvul neid filme vaadata ja seepärast ei ole ka seal nagu Ameerikas sisuliselt peaaegu kedagi vähemasti sellisel normaalsel ühiskondlikul tasandil kedagi, kes viitsiks filme varastada, sest milleks seda teha. Et see on see põhiline nagu lähenemise erinevus, mis see konkreetselt, kuidas see seadusandlus peaks töötama, eks see on erakordselt suur töö, mida inimesed peaksid ära tegema, aga ma arvan, et see peaks olema samas ka võimalikult lihtne, et hakata eristama, mis on nüüd film ja mis on nüüd muusikateos ja nii edasi ja kõikidele eraldi mingisuguseid asju tekitada, see, ma kardan rakenduses ei tööta iial. Jah, Helen. Need samad iTunesi ja filmide vaatamise näited on taaskord see koht, kus mina ütlen, et interneti kasutaja ei ole paadunud kurjategija ja selle asemel, et luua mingisuguseid hirmutamise karistusmeetmeid, selle asemel võiks rakendada oma ressursid toimivate lahenduste väljatöötamisele. See, mis ma ütlesin. Jah. Ma mõtlesin, et sa tahad vaielda. Elegantsemalt. Ma mõtlen selle puudutab konkreetset autorikaitset, et mul on siiski tunne, et praeguses praktikas toimib rohkem või on nähtav rohkem see karistusmeetmestik, et selle asemel, et püütaks mõista seda uut keskkonda, kus me oma infot jagame ja kus me elame, selle asemel ikkagist, mida me ka varem ütlesime siin, püütakse astuda samm tagasi 10-20 aastat ja panna neid kehtivaid seadusi siis
toimima sunniviisiliselt. ma arvan, et sammu tagasi just ei astuta, seistakse lihtsalt koha peal, et ka rakendatakse täpselt neid samu meetmeid, mida 50 aastat on püütud, kui mitte juba 17. sajandist on püütud rakendada. Et tõenäoliselt põhjuseks on lihtsalt see, et keegi ei viitsi midagi uut välja töötada, palju lihtsam on lihtsalt karmistada karistusi ja vaatame, äkki mõjub. Aga ma muidugi ei usu, aga muidu ma tahtsin küsida, et mis Eesti seaduse järgi enda legaalse asja plaadile kõrvutamine ebaseaduslik on? Sellest hetkest, kui ma lähen seda plaati mängima publiku ette, kuigi ma olen ostnud selle ametlikult. Levitamine, see on teine asi. Endale võib teha nii palju koopiaid kui tahan. See ei ole levitamine, selles suhtes, et ma esitan ostetud muusikapala, ma esitan seda avalikult, aga ma ei levita seda. Ehk siis see ei ole päris sama asi, miks ma võin vinüülplaati mängida avalikult, aga ma ei või mängida MP3 avalikult. Ma pean selle MP3, mis on kehatu fail, ma pean ju selle kuidagi andme esitajasse asetama. Ma võin rääkida oma praktikast. See on üsna kurb ja kuna ma põhimõtteliselt ei tegele piraatlusega, siis see väga piirab minu professionaalset tegevust. Mul on selline non-stop kursus tekstianalüüs ja see on üks semester värss, teine proosa, siis draama ja üks semester film. Ja ma ei saa filmi näidata auditooriumis. Vanasti muuseas õppe eesmärkidel tohtis mängida. Aga nüüd on kõiges, ka koolides, vanglates, bussides, trammides ei tohi mängida. Ja siis ongi nii, et nad vaatavad kodus ja klassis me analüüsime kuivalt. Ja kuidas nad kodus nad selle kätte saavad? Ostavad. Sest see on üks tingimus, me analüüsime seda filmi, mis on praegu mõni. Aga kui keegi saab tõmbata. Aga see ei ole ainult kuigi on probleem seal analüüsi mingisugust filmi, näiteks vääritud tõtva, mis on valesti tõlgitud, peab olema vääritud. Nii, seal on igast palju tekstid, näiteks see Saksamaa 20. aastate filmidega ja seda ei saa osta. Ma nägin neid, aga ma ise ei tõmmanud ja ma ei palunud, et mulle tõmmanud. Kui juba oli tõmmatud, siis ma kõrvalt vaatasin. Mul ei olnud hea tunne, osalesin nagu poe röövi. Aga see palju halvem on see, lähen kutsutakse mind kuskile Kuku raadiosse saade külaline, selle öeldakse, et võtke 5 plaadi kaasa. Ma võtsin, kõik on ostetud. Mul on kõik plaadid ostetud, jah. Siis nad panevad seda mängiva raadas. Ma tean, et seda ei tohi teha. Aga samas see on nende südametunnistusega, mitte minu. Kaassüüdlane. Just? Kaassüüdlane. Aga võt ei ole, ma ei palunud seda. Aga ei takistanud ka. Aga lähme edasi, et tulete enda artiklis väitnud, et kultuuri ei tohiks maksustada, et enda Müürilehe artiklis, mis te kirjutasite. Kas te saaksite enda seisukohta? Jah, see on võib-olla kogu see artikkel, ma tunnistan tagantjärgi, see sai kirjutatud enne kogu akta möllu lahti minemist ja võib-olla oli nagu natuke mitmeti mõistetavalt kokku pandud, see oligi pigem siuke diskussiooni algus. Aga selle all ma mõtlen seda, et kõiki kultuurinähtusi ei saa vaadata, mida me kipume väga tegema kogu selle loomemajanduse valguses, et kõiki kultuuri ja kõiki selle nähtusi ei saa toota seda või ei tohiks seda teha. Et mul on tunne, et me mingi aeg suure loomemajandusvaimustusega püüdsime kõik teha tarbekaubaks ja siis selle järgi mõõta. Et justkui näiteks, toon konkreetse näite klubilise tegevusega Tartus, mis mitte kunagi ei saa ennast ära elatada publikum, ma ei tea, kas piletimüügitulust siis, mille tõttu ka Tartu linn toetab selliseid nähtusi, et neid siin ka oleks.
et meil ei saaks tegelikult minu arvates kehtida need samad seadused, mis kehtivad näiteks, ma ei kujuta ette, Londoni klubidele, kus on meeletud kasumid ja kus tõesti inimesed teenivad selle pealt tulu. Samad seadused ei tohiks kehtida ühes väikses linnas, kus seda kogu seda nähtust peetakse üleval vabast tahtest, mittetulunduslikel eesmärkidel ja ilmselgelt ei ole tegu kellegi arvelt ratsarikkaks saamisega. Jah, aga mis te arvate, kas interneti peab üldse reguleerima? Kas on tarvis seda reguleerida, et väga paljud inimesed arvavad, et internet peaks ka olema see viimane Wild West, nii et kas ta peaks selleks jääma või mitte? No ma olen seal meelt, et asjad reguleerivad ennast ise. Ja seal me näeme, et alati on parem, kui asjad reguleeritud hea tavade, kui keerude abi. Ja me näeme, Wikipedia on väga näite selle kohta, kuidas asjad organiseerivad ennast ise. Ja ma arvan, olen sellest veendunud, et see on interneti tulevik. Samas, internet on ka, see on tänane päev. Me näeme, et seal on uued tehnilised lahendused, uued huvitavad ja võimalused olemas, mis veel annab nende lahendust. Kas teil on mõttes? Võib-olla ma arvaksin seda, et ma pigem ootaksin seda, et mingisugused meelelahutustööstused kohaneksid selle kaasaegse turusituatsiooniga, kui et nad üritaksid läbi suruda seadust, mis üritaks kohaldada siis tarbijat nende... Nad teevad mõlemad. Nad kohanevad või Nad teevad kindlasti mõlemad, aga interneti puhul, internet on iseenesest internetis toimuvate asjade maht on niivõrd suur ja niivõrd mitmekesine, et siin ei saa nagu üldiselt võtta, et ta peaks olema üldiselt reguleerimata või üldiselt reguleeritud, et kui vaadata, kui paljud eluliselt tähtsad riiklikud funktsioonid on interneti ära kolinud, on selge, et neid peab kaitsma ja neid peab reguleerima ja küberturvalisuse teemad ja nii edasi. Siis loomulikult siis on teatud Eestis viimasel ajal aktuaalsed lasteporno teemad, mis on üldise ühiskondliku konsensuse läbi ka kindlasti nõuavad mingisugust reguleerimist, et on arusaadav, et mingid asjad reguleerimist nõuavad, aga üleüldine reguleerimine on niikuinii võimatu, et seda eriti keegi ei kavatsegi teha, sellepärast üritada nüüd laiendada seda autoriõigust, ütleme autoriõiguse asju, mis kehtivad raamatutele samamoodi või CD-plaadile samamoodi interneti, ma arvan, et see on lihtsalt lootusetu ettevõtmine. Ja nüüd on jälle kord publiku käes, kas publiku seas on kellelegi mõni küsimus tekkinud? Ei ole. Jah, kolmeks natuke, et siin oli nagu üleval see, et kas autoriõigus on 17. sajandist või midagi, 18. ja... Aitäh, 4. kuupäev. Aastaarv on 1709, kui Inglismaal võeti vastu autoriõigus. Ja see on rahvusvaheline. See ei olnud rahvusvaheline, aga see... Rahvusvaheline on 20. Jah, aga see aega mööda kanti üle ja tähendab, mis on siin oluline ära näha see Inglismaa asja juures on see võeti vastu selleks, et kuningal ja kirikul oleks tsensuuriaparaat müüdavate teoste suhtes ja selleks, et kaitsta inglismaiseid trükkareid Šoti konkurentide eest. Ja autorid siin juures olid lihtsalt retoorika selleks, et seda asja edukamalt läbi suruda. Ja ajamöödudes on see asi minu meelest ainult hullemaks läinud. Ja Šoti trükkarid muudku. Et mina olen ka sellega nõus, et tegelikult eks see on suurtööstust tahe, et tegelikult ei taheta väga näha seda, et lugeja, tarbija on saanud ise sisuloojaks, et mis on küberruumis nagu juhtunud, et igaüks on praegusel ajal autor, ise uue sisulooja ja see tõmbab oluliselt alla siis nende tööstuste kasumid, kes olid harjunud sellega, et ainult neil oli monopol tuua siis mingisuguseid artiste areenile. Selge. Kas kellelgi on veel mõni küsimus?
kui ei ole enam ühtegi küsimust, siis tegelikult on juba tund aega vahepeal väga kiiresti. On küsimus? Jah, palun. Ma vaatasin, et kuna keegi eriti tegi küsimus, ma küsiks lõpetuseks üks provokatiivse küsimuse, et mis juhtuks siis, kui autoriõigused ei oleks kaitstud? Mulle meeldis, tooksin siinkohal ühe tsitaadi Reet Ausilt, kelle intervjuu viimases Müürilehes ilmus. Võib-olla seal on mõni Müürileht alles, ma tõin siia mõned. Et piisavalt loov inimene ei tohiks karta konkurentsi, sest et piisavalt loov inimene on suutlik oma mõtteid pidevalt edasi arendama. Ma usun, et teoreetiliselt, kui ei oleks olemas sellist asja nagu autorikaitseseadus, siis ega sellepärast ei jääks asjad sahtlisse. Võib-olla sa isegi ei elendaks mingit loovut mõtlemist. Samas ma provokatiivselt küsin edasi, et kindlasti on päris palju autoreid, kes tahavad lihtsalt raha teha. Nemad vaevalt siis enam telliks. Aga teevad seejuures väga pragmaatiliselt, mitte väga sügavate kunstilistel eesmärkidel. Teevad väga nauditavaid asju, mingid rumalaid komöödiaid näiteks. Need jääksid kõik olemata, et siis oleks nagu natuke igavõruti juba õhtuti. Ma tea, mina ei usu, et igavad komöödiad või huvitavad komöödiad ära kaoksid seetõttu, aga... Ta ei tohi alahinnata inimese siirad soovi teha lulli nalja. Me ei pea teil saada suhta. Aga ei tohi ka alahinnata inimese rõmalt või siirat soovi teenida meeletult raha. Jah, aga ma tooks siin lugu tohib sellise näide, et vene kirjanikutest võib-olla kõige pragmaatilisem on Boris Akunin. Ta on niimoodi demonstratiivselt pragmaatiline. Tema ei kirjuta, ta ei teeskalt tegeleb kunstiga. Ta teeb projektid. Mis ta teeb projektid ja kusjuures ta on väga edukas. Väga rikkaks inimesed sai Venemaal tänu oma kirjatööle. Samas ta väga aktiivselt ja tasuta publitseerib asju internetis. Vastupidi, tema sait muuseas ma soovitan kõikidele, kes oskab vene keelt. Armastus ajaloo vastu, Ljubov k istorии. Väga kihvt sait. Aga kuna see on nii edukas, siis ta aeg-ajalt võtab sealt ja avaldab raamatutena. Ja näiteks mina olen suurem osa nendest lugudest lugenud, aga ostsin ka raamatu. Nii et see ei takista. Et vastupidi, see võib käivitada seda kommertsedu, kui sa tasuta enne, et mõned saab demo versioonid. Just, aga siinkohal jälle debateerides võiks öelda, et see võiks ikkagi autori enda otsustada olla, kas ta paneb oma asja internetti välja või mitte. Vaadata sama veeginumbreid. Aga samamoodi võiks olla autori otsustada see, kas ta tahab saada oma loomingu eest raha või ta ei taha seda saada. Ja, seda kindlasti. Mul on väga kurb ja häbi, et Eesti kirjanik esindavad organisatsioonid ei lubanud Eesti autorit panna Google Booksi. Eesti kirjandust kuna nad arvasid, et niimoodi laenutades vastu nad saavad mõned sandikopikad rohkem. Kindlasti on vale arvestus, Google Books maksab ja see on absoluutselt teistsugune globaalne levi. Ja pärdi, mul oleks väga hea meel, kui ma saaks Eesti tekste internetis niimoodi võtta nagu ütleme inglise, saksa, prantsuse. See on vahepeal üks käsitõud. Ma küsiks üks küsimus, et kas autoriõigus kuidagi on kultuuriga ka seotud? Selles mõttes, et praegu kohati jääb mulje, nagu meie oleksime siin vastu need Ameerika suurkorporatsioonide ja Hollywoodi mingisugust autoriõigusastele, kes nõuavad meilt liiga palju raha, liiga mõtete asjade pärast, eks ole. Võib-olla siin on nagu mingisugune konkurents, ütleme, ma ei tea, Euroopa kultuuri vahel, võib-olla Aasia vahel, Ameerika, võib-olla kuskil Lõuna-Ameerika või Austraalia või kuidas te sellest suhtute? No mina arvan, et see seos autoriõiguse ja kultuuri vahel ei ole niivõrd isegi riikide kontinente vahelised kui institutsionaliseerinud kultuuri ja meelelahutustööstuse ja siis kodanikuühiskonna vahel võib olla. Et see autoriõigus või autorikaitseseadus on ju samamoodi tihtipeale ei kaitse, see on konkreetselt Eesti näide, Eesti autorite ühing
ütleme nii, et nad kaitsevad edukalt autorite huve, aga see on samamoodi väga ühepoolne, et klubid, DJ-d, vahendajad on nagu täiesti kogu sellest kontroll nagu protsessist või nende seaduste väljatöötamisprotsessist praegu kõrvale jäetud, aga kõige suuremalt jaolt nad ikkagi kaitsevad iseenda huve, et nende see autorite ühing toimiks, mitte nad ei tee seda suurest üllast tahtest autoreid kaitsta. Kõik organisatsioonid kaitsevad oma huve. Ametiühing kaitsevad ametiühingute huve, mitte tööd. Jah, aga ma arvan, et siin puhul me siis tõmbamegi tänaseks õhtuks punkti ja aplaus meie paneelitööjatele.